stuck in the past, you told me. Kes see hülge poeg vaatab siin mind? Kes see hülge poeg vaatab mind siin? Kes see mõnuleb siin niimoodi päikse käes kuulenala? Oo, ikka mõnus. Tere teile kõigile siit sügisesest Paidest. Ma pole nii ammu Paide jõudnud, sest meil olidki need reisid ja tavaliselt suvel on alati rohkem tegevusi, mis võtavad aega ära ja siis ma kuidagi ei ole jõudnud lihtsalt võtta nädalavahetust ja siia tulla. Aga see nädal ma tegin seda ja ülimonus oli lihtsalt puhata, olla ja nüüd täna pühapäeval meil ongi siis tegelikult plaan teha üks väga sügisene activity. See leiab aset Põltsamaal, ehk siis siit on nagu hea minna lähemal kui Tallinnast. Sass tuleb ka varsti siia ja Henri tuleb ka meiega kaasa. Me läheme siis Tore talusse, mis on Põltsamaal. Ma avastasin selle eelmine aasta oktoobris ja siis täpselt oktoobris on selle maisi lõikamise aeg ja siis oli juba liiga hilja. Nad ongi septembri lõpuni ainult avatud ja ma panin juba eelmine aasta endale selleks aastaks reminderi, et ma jõuaks seal ära käia. Neil on minu teada vähemalt ainuke Eesti maisilabürint, mis on nagu siis suur maisipõld ja nad on ise sinna sisse niitnud huvitava mustriga labürint. Ja iga aasta nad on ka tegelikult uudistes, sest neil on need mustrid on kuidagi lahedad, et see aasta on mingi Ma armastan Eestit muster, see jälle sükene tore tegevus. Ja minu arust neil on tegelikult talu aastaringselt avatud, aga mind ennast huvitab kõige rohkem see maisilabürint, et see on ainult sügisel. Eelmine aasta me leidsime Sassiga selle pumpkin patchi ja siis ma hakkasin guugeldama, et mis on veel siuksed sügisesed asjad, mida võiks teha looduses just. Ma tean, et välismaal on ka mingi apple picking, sellest tehakse nagu mingi suur tegevus. Hästi siuksed esteetilised ilusad õunaaiad ja siis korvidega käiakse seal ringi, korjatakse õunu. Ma ei tea, kas Eestis on nii glamuurne, sest meil on nii palju õunapuid ja me lihtsalt korjame oma õunu. Aga siis ongi veel hästi palju neid pumpkin patche välismaal suurte kõrvitsatega, kus siis inimesed ostavad kõrvitsaid koju või siis lihtsalt saavad mingeid kõrvitsatega tegevusi teha. Ja neid kõrvitsaasju minu arust tuleb ka iga aasta juurde, mis on üliäge ja tore. Ja siis kolmas asi, mis ma mõtlesin, oligi see maisi teema, mis tundub siuke põnev. Ma loodan, et me juba pettuma. Igal juhul ma panin üli casualilt ennast riida. Mul on lihtsalt mingi must ümberpluus, mustad lumiretud ja ma panen kummikud. Ma eeldan, et seal on suht mudane. Ma ei tea, we'll see. Ja üldse ma ei tea, kaua läheb, et sealt labürindist välja saada, sest see põld tundub üsna suur. Igal juhul katsetame seda koos ja siis ma saan teile peale seda öelda, kas see on worth it. Täna siis esimene maisipõld, meil siuke sügisene perepäev Henri ja Sassiga. Mul on praegu umbes mingi pool tundi aega lõunani ja selleni, kui Sass tuleb, nii et ma mõtlesin, et ma loen. Ma praegu loen siukest Witch's Guide to Magical Innkeeping. Ma lugesin selle autori eelmist raamatut ka, mis oli ka siukene nagu nõiaraamat eelmine aasta ja see on nii armas, nii nunnu, siukene nagu maagiline sügisene lugu. Ja ma olen sellega hetkel 60% peal. Mul on veel jäänud umbes 2 tundi seda raamatut lugeda. Ma tahaks selle mingi paari päeva jooksul läbi saada. Mul on mingi räme lugemislamp ja ma eelmine kuu lugesin ka ainult ühe raamatu, mis muidu ma mõni kuu varem lugesin mingi 8 raamatut, mingi miinimum 4 kuus. Nagu see oli minu jaoks ülilihtne, ülinauditav. Aga see suvi ma lihtsalt kuidagi pole üldse viitsinud. Nagu üldse ja selle asemel ma doomscrollin oma telefonis, mis on väga halb mu vaimsele tervisele ja vahepeal mul hakkab pea valutama, et tegelikult ma tahaks lugeda. Aga ma võtan rahulikult, ma ei pressi. Mul praegu ongi tegelikult 2 raamatut pooleli. Üks on see ja teine on siis Book Thief, mis on veits siuke tõsisem ajalooline romaan. Ma lihtsalt suht aeglaselt loen neid iga päev mingi paar peatükki. Nii et ongi siis, kui ma lõpuks suudan kuus mingi 1 raamatu või 2 raamatut lugeda, siis see ongi siukene, ma arvan, keskmine lugeja ja see on fine. Ma praegu nagu ei taha pressida vastu tahtmist ja siis loodetavasti kunagi, ma loodan, mu lugemissisu tuleb tagasi varsti, sest tegelikult see on nii hea tunne, kui sa tahad lugeda ja kui sul on mingi hea raamat käes ja sa lihtsalt sukeldud sellesse loosse ja ma tunnen, et selle lugemislambi ajal nagu see nagu nii mõnus osa tegelikult mu elust on nüüd puudu, nii et ma väga loodan, et see tuleb tagasi. Aga jah, see on mu lugemisupdate, nii et ma üritan mingi paar peatükki siin lugeda seda armast sügisraamatut. Home. So where do you leave? Where do you go? Would you just stay if I came home? We could go for a drive, figure it out, calm your fears and drown your doubt. But I gotta know, where do you go? Me jõudsime siia ja siin on ülipalju rahvast ja mais on nagu näha suht kõrge, ikkagi üle ei näe igal juhul. Ja meil anti kohe kaardid kätte, et põhimõtteliselt kaardi järgi siis pead siin manööverdama. Ja keskmine aeg, mis inimesed siin labürindis on 36 minutit. Mõned tulevad mingi 15 minutiga tagasi, mõni on, ma ei tea, mitu tundi siin. Siin on 6 mingit checkpunkti maisi labürindis, mis sa siis pead üles leidma. Igas checkpunktis on mingisugust värvi pliiat, siis täidad oma paberi ära ja saad hiljem mingid kommid neilt või mingisuguse preemia. Tundub äge, nii et eks ma siis siin
vaatame, kas saame siit välja. Naanal igal juhul tundub põnev, ta ei saa midagi aru, kõik näeb ühtemoodi välja ja kindlasti kummikutega tulge, mitte nagu Henri Larven. Sa panid ka kõige stiilsemad heledad riided, panite selga, mul on üleni mustas. Ainult mina olen selleks metsikuseks ette valmistanud ennast täna. Me oleme kõige kaugemas labürindi tipus, näita Henri, kus me oleme. Ja kus me oleme? Me oleme siin silla peal. Sissepääs on siit ja me oleme kõige kaugemas tipus. Ja see sild on mingi väike koht, kus sai üles ronida. Ma ei tea, kas seda sillaks saab kutsuda, aga mingi pukk. Ja see labürint on päris suur siit ülevalt vaadates. Kas Eestimaa ongi nii ilus või? Tead seda klippi üldse, Henri või? Jah, See pole sinu generatsiooni klipp. Mis teil öelda on siis sarnast? Kui te siin kõrgustes seisate praegu? See oli mu naabrinaine mida. See oli su naabrinaine, kes ütles, et Eestimaa on Ta elas Paliveres või? Ja samas selles kortermajas meiega. Mis ta nimi oli? Külli vist. Shout out Külli, kui sa seda vaatad. Mis sul Henri öelda on? Kas on väga lõbus pereactivity? Küll, jah. Nii, Naanal on vist ka lõbus. Ole ettevaatlik, nii läks. On raske või? Maisilabürindis meil läks täpselt 1 tund ja nüüd me oleme mingis hekki põõsalabürindis siin samas talas ja siin on samuti 5 punkti, mis me peame üles otsima. Ja siis saame ka kommi või? Enne saime 3 kommi. Tegime oma kummikud natuke puhtamaks. Siin hekki labürindis on õnneks väga mõnus süke murune. Mustrit teha. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Sass kaevab meile meie esimest põõsastaeda. Meil siiani olid ainult need elupuud ja sükene väga avar ja lame võrreldes naabritega, kellel on hull ilus peenar, siis meil pole siin midagi. Saime praegu MC peenrast ühe sükse põõsavõrse, paneme selle sinna maasse, meeter vähemalt siis aias, sest ta kasvab üsna suureks. MC-l on Paides mingi mega suur see põõsas. Ja siis meil on ka sükene heledate lehtedega suur põõsas loodetavasti seal varsti. Aga põhimõtteliselt ongi vaja maasse panna ja siis Sass paneb mingid kivid sinna ümber, sest meil on robotmuriniiduk ja see muidu sõidaks sinna otsa, aga siis algus kivid kaitsevad ja siis mõtleme mingi muu lahendus, ostame mingi piirde talle või midagi sükest. Aga see on praegu Sassi töö. Ja me tegelikult just jõudsimegi alles koju, kell on juba peaaegu 6 õhtul. Tulimegi suht otsa sealt Põltsamaalt, viisime Henri koju ja siis tulime Tallinna. Ülilahe oli see maisilabürint, et jah, me olimegi veits üle tunni aja seal sees või mingi täpselt tund aega. Ja see oli kindlasti üle meie ootust, et me ei teadnud absoluutselt mida oodata. Mõtlesime, et võib-olla lähed korra sinna labürinti sisse ja that's it, aga tegelikult üsna kaua seal pusisid ja otsisid neid punkte. Ja lisaks siis seal oli veel mingid igasuguseid mängualasid lastele ja seal oli see põõsastega labürint ja seal oli mingid
täiega loomi. Lihtsalt tundus nagu siuke väga korralik ettevõtmine, et mitte lihtsalt lähed sinna 10 euri ja midagi huvitavat ei ole, et ikkagi oli näha, et oli läbimõeldud, nii et üli lahe. Aga ma panen ahju sooja ja riisikeema. Me tellisime üle pika aja lõhe Rimist, tahaks selle esimesena ilmselt ära teha. Ja ma mõtlesingi, et mingi osa sellest lõhest ma kasutan siis siukse sushi bake mingisuguse roa jaoks, mis ma näitan teile. Ja siis võib-olla paar portsu jääb lihtsalt nagu fileena, kuhu ma siis, ma ei teagi, kas ka riisi keedan kõrvale või siis kartulit. Tegi lõhe on nagu siuke, mis sobib minust riisiga kõige paremini. Igal juhul ma vaatan. Aga sellel ajal jah, kui riis keeb, ma pakin oma asjad lahti ja panen pesud pessu ja lihtsalt toimetan siin korra. Shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck of you. And turn off the lights, the stars in the sky are turning so. Nüüd on lõhe valmis ja paneme kaussi siis kuskil pool sellest suurest tükist, mis ma just ahju panin. Ja ma üritan niimoodi vähe haavalda teha tükkideks ja kõik luud, mis ma näen, välja võtta. Nüüd, kui kõik luud on eemaldatud, siis lisame siia veel sükest krabipulka. Mul on see riivitud variant juba. Nii, siis ma panen siia segule lahjat maja ja veits mingi chillisoossi ja segan selle kõik ära. Nii, siis ma panin juba selle keedetud riisi ahjuvormi põhja. Sinna peale ma võtan 2 norilehte. Ma lihtsalt teen need puru ja raputan siia peale need tükid. Valan selle kalasegu siia kõige peale. Panen selle veel ahju 200 kraadi juurde kuskil 10 minutiks. Nii, nüüd see tuli ahjust ja võib natuke veel panna mingit vürtsikat kastet, ei pea. Ja ma jagangi selle portsu ilmselt mingi 4 või 5 ja siis serveerin sojakastmega, siis see soja ja see riis kuidagi on hästi siuke mõnus ja maitsekas. Ja seesamiselni seda natuke raputan peale. Ja see on siuke mega maitsev on see. Võib tunduda veits, ma ei tea, algus oli imelik seda lõhe mingi mashida nagu katki, aga maitse on mega tõesti nagu küpsetatud sushi. Kell on reaalselt 9:30, ma vaatan lihtsalt mingit Harimati comedy show'd ja setin ennast nüüd magama. Ülimõnus päev oli, ma pole ammu niimoodi pühapäeval olnud kuskil ära, et ma jõuan hiljem koju. Ma ei tea, ma tavaliselt meeldib nagu nädalavahetuseti kodus olla, aga täna oli täpselt siuke teistmoodi mõnus, et just saime midagi siukest ägedat omamoodi teha. Ja eile õhtul Paides ma panin muideks üle pika aja fake tan'i. Ma ei mäleta, millal ma viimati fake tan'i panin. Ma käisin elus esimest korda niimoodi, et jaanuaris käisin reisil see aasta. Ehk siis ma olin suht päevitunud nagu aasta esimeses pooles sellest reisist. Võib-olla ma kevadel panin paar korda, aga siis suve alguses me läksime juba Toskaanasse, kus ma ka päevitusin mingi väga hästi see aasta. Ja siis Toskaanast alates ma ei ole kindlasti pannud kordagi fake tan'i. Mul tuli siin mingi aeg mingi PR-pakk ja siis ma proovisin sealt esimest korda siukest brändi nagu Ida Varg. Kui ma ei eksi, siis see on vist Rootsi bränd. Ei eksi, see on Rootsi bränd. See on vegan toode ja see on siis medium kuni tume värvitoon ja minust nagu täitsa siuke ilus jume jäi peale. Aga üks asi, mis ma kohe märkasin seda peale panna, oli see, kui hea lõhn sellel oli. See oli siiani mu top 1 fake tan lõhna poolest. See on nagu mingi ülihea ja niisutav kehakreem. Üldse mitte see classic fake tan lõhn. Ehk siis, kui sa otsid ka siukest fake tan'i, kus ei ole mingit tugevat seda ise proonistava lõhna, siis ma soovitan küll seda proovida. What I love about Texas is that you guys are like proud to be American.
hommikust, on esmaspäev ja ma joon siin oma hommikukohvi. Meil said kohvijoad otsa, nii et ma tegin üle pika ja Prescano kohvi ja see on nii hea. Tere, Musi! Kes see tuleb sealt alla nagu vana mutt? Kes see siin uneleb ikka veel, oi. Igal juhul, nagu ma ütlesin, see Prescano kohvimaitse on ikkagi kuidagi mahedam ja ma joon juba oma teist tassi. Ja ma tunnen nüüd vaikselt, et ma ärkan üles ja tänane asi, mida ma pean kindlasti tegema. Ma pean seda tegema. Ma pean trenni minema. Kui ma teile ütlen, millal ma viimati jõusaalis käisin. Ma käisin viimati jõusaalis, kui ma ei eksi, enne New Yorki reisi. New Yorki reis oli 14. august. Täna on 22. september vist. Ma lõpetasin täpselt enne New Yorki oma selle viimase full kava, mis oli see suvine burn, mis iganes. Ja minust alati, kui see kava lõpetad, siis on selline hea saavutustunne sees. Siis ma muidugi läksin reisile. Peale reisi on ju me jäime haigeks kohe. Ja siis, kui ma lõpuks taastusin, mul oli nädal aega enne Londonit aega. Ma üritasin Tallis käia nii palju kui võimalik. Ma üritasin oma tööasjad, mis kõik olid siis 3 nädalaga kogunenud haigusest ja New Yorgist ära teha. Ehk siis jõusaal jäi veits tahaplaanile. Naalaga ma ikka käisin jalutamas, aga kuna mul polnud seda nagu kava ka või kohustust, siis ma kuidagi mõtlesin, ma võtan lõdvalt. Siis tuli juba London ja nüüd peale Londonit on mingi 2 nädalat möödas ja ma olen lihtsalt laisk, tuleb välja. Ja järgmine nädal, ehk siis kui teie seda vaatate homme, hakkab meie sügis-challenge on ju, ehk siis ma tahaks nagu veits juba oma keha natuke soojendada, juba natukene harjutada seda harjumust, et ikkagi trennis käia ja lihtsalt teha see nädal näiteks mingi 2 või 3 trenni üksikute trennide alt äpist. See võib tunduda nagu no big deal inimesele, kes suht palju treenib ikkagi oma elus, aga kuna on üle 6 aja pausi juba, siis veits ikkagi see on hirmutav. Teate seda tunnet, kui sa pole ammu trennis käinud, siis sa oled veits mingi veits nagu hirmutav on jõusaali minna. Isegi mul, kes ma olen seal käinud kogu aeg, et minu arust, kui sa saad juba rutiini sisse, siis seda kergemaks see muutub, seda järjepidevamaks sa muutud ja mis iganes ja kindlasti sügis-challenge'i ajal nüüd ongi minu eesmärk lihtsalt järjepidevalt teha oma trennid ära. Sügis-challenge'is on 4 jõusaali trenni nädalas, ehk siis see on minu kindlasti juba väljakutse need ära teha ja siis nii palju, kui ilmad on vähegi normaalsed, naalaga käia ka pikemaid tiire. Ehk siis ei midagi ekstreemset toitumisega ka. Ma ei võta mingi megakarmilt nagu mingi suve challenge ajal või mis iganes, sest ma tegelikult ei valmistu millekski, aga ma lihtsalt tahaks nagu tunda ennast jälle aktiivse ja sportlikuna, sest see, kui ma ei käi trennis, tegelikult mõjutab mu vaimset tervist ka, et kindlasti enesetunne on igatepidi parem, kui ma ikkagi käin trennis. Ja miks ma tahtsin, et see sügis challenge tegelikult hakkaks ka oktoobris ja miks ma tavaliselt teen seda oktoobris? Eelmises videos ma ütlesin ka, et see on minu jaoks nagu veits alati prep mu sünnipäevani, aga lihtsalt ma tunnen ka, et kogu see september on alati minu arust nii hektiline. Kas sul mingi lapsed lähevad kooli, kas sa ise tuled mingi suvepuhkuselt tagasi, tööl hakkavad mingi miitingud, inimesed hakkavad rohkem kirjutama, kõik muutuvad nagu aktiivsemaks töö ja kõigega, et siis see september on vahepeal nagu selline overwhelming. Sinna lisada veel mingi trenni challenge tundub vahepeal natuke nagu mul pole praegu aega selleks. Aga oktoober on täpselt süke, et okei, me oleme sisse elanud oma sügisgraafikutesse üldjuhul. Nüüd tahaks ennast kokku võtta. Ja kui me suundume nüüd sellesse pimedamasse perioodi, siis lihtsalt mingisugune eesmärk ikkagi endale panna ja tunda ennast nagu hästi. Seega, kui sa seda vaatad, sul on terve oktoober aega joinida. Isegi kui sa ühined hiljem oktoobris, siis sa saad ise oma alguskuupäeva valida, kui sa liitud ükskõik mis kavaga sinu trennäpis. Ja lihtsalt lõpetad kava siis näiteks hiljem omas tempos, aga kõikide äpi liikmete vahel läheb siis 26. oktoobril, kui on sügis-challenge'i ametlik lõpp, loosi siis sügis-challenge'i auhinna fond. Ja seekord on meil jälle Luminescence Collection, kes on siuke korduv sponsor meie auhindades ja seekord saab siis üks võitja valida jälle nende kollektsioonidest ühe spordi rinnahoidja ja ühe paari retuuse, ehk siis siuke spordikomplekt, vabalt valitud nende kodulehelt. Siis teine võitja saab seal ülipopulaarse Northern Beauty LED-maski, mis aitab siis pigmendilaikude vastu ja üldse on siis siukse noorendava toimega, ennetab kortse, siuke hästi tõhus LED-valgusega mask. Siis 3. võitjale on meil uus sponsor, Oscari lihatooted, mis on nii lahe, kui uued brändid meid märkavad ja Oscar tahab välja panna siis ühe suure 100 € väärtuses, kujutage ette, kui palju tooteid seal on. Nende e-ainete vabast sarjast siis lihatoodete paki, ehk siis üks võitja saab selle, saab näiteks sügavkülmutada mingi osa ja siis on nagu pikaks ajaks lihavarud täidetud. Ja siis 4., 5. ja 6. võitja saavad jälle Gym Eestilt 3 kuu liikmelisuse tasuta. Ehk siis Gym on ka meie siuke korduv sponsor olnud, mis on nii tore. Ja mina olen küll mega põnevil alustama, ma teen selle perioodi vältel siis iganädalasi vloge, et ennast motiveerida enne kõike, aga ka, et siis teil oleks võib-olla põnevam natuke osaleda, näete aktiivselt, kuidas keegi teine teeb kaasa. Sinu trenni Instagrami kontol ka muidugi postitan erinevaid postitusi, mis loodetavasti motiveerivad teid siis terve selle kuu vältel. Aga okei, aeg ennast kokku võtta, panen trenneriided selga ja lähme jõusaali.
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. See oli üks ülimõnus trenn. Mul on hea meel, et ma ikkagi võtsin ennast kokku ja läksin. Kui sa ei ole ka pikka aega trennis käinud, siis usu mind, ma tean, viimane asi, mida ma tahtsin teha, oli trenni minna. Aga kui ma juba seal olin, siis kõik läks jumala hästi. Ja mulle meeldibki äppi saatel teha, et ma ei pea ringi vaatama, mõtlema, mis ma siin järgmiseks, mitu harjutust ma juba olen teinud, mitu seeriat, et nagu lihtsalt oled oma mõtetes, teed äppi järgi ja that's it. Ja nüüd mul on vaja üks peatus veel teha enne koju minemist. See on Rocca al Mare Gym'i kontor, sest ma lähengi võtan need sügis-challenge auhinna kinkekaardid peale, mis on siis 3 inimesele 3 kuu kinkekaardid ja siis peale seda saan koju minna. Ja ma sõin kiiresti ühe õuna ja ühe valgupatooni ja siis kui koju lähme, siis saame seda sushi veiki süüa, see oli eile nii hea. Aga eile ma avastasin, tegelikult isegi juba võib-olla üle eile, sest siuksed sombused ilmad on olnud. Ma avastasin uuesti Taylor Swifti Evermore ja Folklore albumid, sest ma olen Tortured Poets Departmentit nüüd kuulanud mingi 1,5 aastat, sest see on ta kõige uuem album, see tuligi 1,5 aastat tagasi välja ja ma olin sellest terve 1,5 aastat nii obsessed, aga kui sa kuulad kogu aeg samu laule, siis lõpuks ikka on see, et sa nagu ei viitsi enam, et siis ma tegin korra pausi ja iga kord, kui ma läksin tagasi Taylor Swifti muusika juurde, siis ma ikka võtsin selle Tortured Poets Departmenti, ma ei tea miks. Aga nüüd kohe, kui oli siuke sombun, siis ma olin mingi, oh my god, täiega siuke Evermore ilman, sest et ta andis need mõlemad albumid minu arust sügisel või talvel välja. Mäletan, et suht pime aeg oli, ma käisin veel Spartas, ma kuulasingi seda Folklore'i esimest korda, kui ma Spartas trennis olin. Need on 2 mu lemmikut Taylor Swifti albumid, nad on siuksed nagu melanhoolilised, ilusad, kurvad laulud veits, aga sellepärast mulle meeldibki Taylor Swift, et tal on nagu nii hea laulukirjutusoskus. Ja mulle need tema laulud ei meeldi, kus ta mingit lugu jutustab mingitest karakteritest nagu Betty või mingit siuksed, et ta räägib nagu kellestki teisest, et mina helistan pigem siukseid laule, kus ta räägib nagu mina vormis, et sa saad kuidagi ennast nagu panna nendesse kingadesse, ma ei tea, igal juhul. That's my thing. Ja siis ma olengi nüüd mõlemad neid kuulanud, siis ma kuulasin Evermore'i esimesena. Siis ma olin mingi, oh my god, kas mulle meeldib Evermore tõesti rohkem kui Folklore, sest siin on nii palju laule. Ja siis ma panin Folklore'i peale, siis ma mingi, ei, mulle meeldib Folklore ka, nii et kuna ma nüüd siin road tripin natuke rocka, siis kuulame Taylor Swifti. Kodus tagasi mitu tundi on tegelikult möödas, ma käisin veel enne koju tulekut läbi ka depost, sest et kuigi me juba ühe korra veel uuesti külvasime oma muru selle aasta jooksul, minu arust kevadel või midagi, sest see esimene aasta, kui arendaja külvas, siis ikkagi jäid mingid augud, ehk siis me käisime see aasta alguses veel üle ja nüüd, kui ikkagi ülevalt aknast vaadata, siis on näha veel mõningad siuksed üksikud pisikesed augud, aga see esimene külvamine, mis me see aasta juba tegime, aitas nagu megalt, sest enne olid ikkagi väga suured augud, kus ei olnud üldse muru meil aias, nii et ma ostsin veel ühe muru seemne juurde ja 2 pakki mulda, lihtsalt korra veel üle käia siin selle nädala jooksul millalgi. Ja siis ma ostsin meie põõsa ümber muldsi ja mingisuguse peenra puidust piirde, et siis nende kivide asemel saamegi lihtsalt lüüa maasse. Selle puidust ääre ja on natukene siuke nagu ilusam ja läbimõeldud. Aga täna ma tahtsin teha õunapirukaid, sest ma sain ilmselt eile mega palju õunapaidest kaasa ja Karmel soovitas mulle hästi lihtsalt siukest mingit õunapiruka retsepti. Pärmileht ainas, lõikad mingiteks, ma ei tea, ükskõik kui suurteks tükkideks, siis panedki sinna peale õunaviilud. Ma ilmselt koorin ka ära seekord oma õunad, kuigi ma eelmine kord tegin ilma koorimata. Aga ma proovin seekord ära koorida ja siis kaneeli peale ja ahju kuskil 15-20 minutit 180 kraadi juures. Siis kui sa võtad välja, pirukas on nagu justkui valmis, siis veelgi enam magusa andmiseks niristad või paned lusikaga, kui sul on tahkemesi peale veel ilusti niimoodi mett. Võid panna nii palju kui soovid, mina olen suht magusasõber, nii et ma arvan, panen suht palju. Ja jah, peaks olema siuksed põhimõtteliselt 1, 2, 3 komponendiga
4 kui kaneeliga arvestame. Õunasaiake, mis on magus, semitervislik, sest ainuke nagu nii-öelda halvem asi on see tainas ise ja saate oma sügises jõunu ära kasutada. Shipwreck in the dark, far from the harbor, far from the start. In a storm, I lost my sails, I lost all direction. Caught in veils. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found